Heale juhusele oli mul võimalus aastal 2025 külastada Sydneyt, linna, kus asub suurim eestlaste kogukond Austraalias. Nii sai alguse reis Helsingist Austraaliasse, teisele poole maakera. Võib-olla isegi öelda maakera allapoole. Kõigest 26 tundi õhulendu üle mitme ajavööndi, riigi ja mere. Vahetame lennuki Hongkongis ning lõpuks maandume Austraalias Melbourne'i lennuväljal. Melbourne'ist on Sydneysse veel 9 tundi autosõitu. Austraalia on manner, mis on pindalalt vaid veidi väiksem kui Euroopa. Vaade Sydneyle ülevalt poolt. Sydney on Austraalia suurima rahvaarvuga linn ja seal asub ka suurim Austraalia eestlaste kogukond. Üle 100 aasta on olnud Austraalia koduks tuhandetele eestlastele. Praegusel ajal asub Austraalias ligi 12 000 eestlast, neist kolmandik Sydneys. Minu külaskäik Sydney Eesti majja langes kokku Eesti Vabariigi taasiseseisvumise aastapäevaga. Sinu hommikul jätsingi sulle. Minu olen Ava. Tere. Tere. Ja see on Priit. Welcome to Eesti Maja Estonian House here in Sydney for marking the 34th anniversary of the restoration of Estonian independence. Taasiseseisvumise. Sydney Eesti majas õnnestus mul ka kohtuda proua Maie Barrowga, kes on pikalt Eesti arhiivi Austraalias juhendanud. Eesti arhiiv Austraalias asutati Austraalia Eesti seltside nõukogu poolt 1952. aastal. Esimene arhivaar oli Aleksander Peel. Tema järel määrati arhivaariks dr. Hugo Salasoo, kus viimane töötas ligi 40 aastat. Pärast arhiivi kolimist dr. Salasoo majast Eesti majja määrati arhivaariks Maie Barrow. Elu kaasajastub kõikjal. Arhiivi on tunnustanud ka Austraalia riik. Ja loomulikult on kohal käinud ka Eesti esindajad. Üks kõige tähtsam dokument siin on, mille üle me väga uhked oleme, on see meie suulise ajaloo kogu on pandud Austraalia häälte, nagu Eesti hääled Austraalias, on UNESCO maailma mälu tunnustatud ja siis me saime eelmine aasta ka tunnustuse Eestist. Nüüd oleme väga uhked selle peal. Aga siin arhiivis on meil dokumendid, raamatud, esemed ja hiljuti me oleme hakanud kunsti koguma. Ja nii, et siin on meie fotokogu, mis ei ole veel kõik kataloogitud, aga loodame. Siin on meie dokumendid, millest on kataloog internetis, nii et neid saab leida ja need on lihtsalt inimeste nimede kaudu isiklikud dokumendid, mitte organisatsioonid või nii. Ja siin on meil väga huvitav kogu Chris Kaldma, kes elas Canberras. Meil on tema suur kogu, aga tema kirjutas 4 raamatut Austraalia eestlased Canberras üle 50 aastani. See on igasugused fotod, lõiked, midagi muud. Siin on meie organisatsioonid. Siin on meie Tiipi laagrikogu, mis on ka Tiipi laagrite kaupa pandud. Ja siis siin hakkavad organisatsioonid, mis on osariikide ja linnade kaudu organiseeritud. Ja me oleme võtnud niisuguse seisukoha, et meil ei ole küllalt ruumi hoida teiste maade arhiive. On ainult meie omad. Ja siis muidugi
mille üle me väga uhked oleme, on meie Eesti päevade kogud, mis meil on juba vist 29. tulemas järgmine kord ja siis ESTO 88 ka. Ja siin on meie abistamiskomitee dokumendid. Abistamiskomitee oli see organisatsioon, kes ehitas Eesti küla Tilmeres ja oli puhkekodu, aga nüüd nad on ära müünud. Siin on kaart, mis näitab põgenikulaagreid Saksamaal tsoonide kaupa, nii et on Inglise tsoon, Prantsuse tsoon, Ameerika tsoon ja muidugi Vene tsoon. Ja kui siin vaadata, siis mina olin Wielandsaag laagris, mis oli siin Freilassing, siin nurgas. Ameerika tsoonis oli kõige parem olla, sest ameeriklastel oli kõige rohkem süüa. Ja siin on meie teatriraamatud, enam-vähem süstemaatiliselt kokku pandud sõnaraamatud, entsüklopeediad, ajalugu. Ja siit peale hakkab nagu, need on Austraalia eestlaste väitekirjad siin ja ma olen väga uhke, sest minu magistritöö on esimene, sest minu perekonnanimi on Barrow pehme B-ga ja seal ta on. Need on kõik teiste omad. Ja siis siin on, need on raamatud, kus mainitakse eestlasi või Eesti emigrante. Aga siit peale on kõik Austraalia eestlaste kirjutatud raamatud. Ja siit peale hakkab siis nagu diaspora kirjandus. Me ei kogu Eestis välja antud ilukirjandus ja nii meil lihtsalt ei ole ruumi selle jaoks. Ja selja taga on meie ajaleht, meie kodu, mis algas peale 1949 ja kestis kuni 2019. Mõnikord anti välja kord nädalas, mõnikord 2 nädala tagant, oleneb kuidas on. Meil on 2 sarja. See on köites vaatamiseks, need on lahtised, inimesed saavad neid pildistada ja kopeerida ja nii. Ja siis meil on kõik teatelehed ja teatajad, Melbourne'i oma, Tilmere oma, Adelaidi oma ja mõned siis huvitavad vanemad, mis on Saksamaalt ja nii, aga me lihtsalt ei taha neid ära visada, sest nad on nii haruldased asjad. Ja nüüd me oleme hakanud koguma Eesti kunsti. Ja sealt puudub üks suur Kunnarneeme Kalevipoema, mida me laenasime Eesti saatkonnale, et neil oleks Eesti kunstnikute töid. Nii me oleme, me töötame siin iga neljapäev. Meil paneme kataloogi asju, sorteerime, siis me leiame niisugused hunnikud dokumente, mida me peame läbi vaatama ja otsustama, mis me nendega teeme. Ja mina olen nüüd 31 aastat siin töötanud, kord nädalas, tasuta, sest kõik on vabatahtlik töö siin Austraalias. Ja üks minu kolleegidest, kes harilikult istub seal, tema on juba üle 40 aasta siin töötanud, nii et me hakkame natuke vanemaks jääma ja meil on vaja noort juurekasvu, aga seda ei ole nii kerge leida, inimesed, kes saavad oma aega meile pühendada. Sest elu Austraalias on küllaltki kallis ja suurem osa mõlemad vanemad töötavad, nii et praegu me oleme niisuguses olukorras, kus me ajame vana inimestega läbi. See on meie arhivar. Tere! Tere! Seda ta oli arhiivinõukogu esimees, nii et on kaua aega meiega koos. Ja ma olen tuntud ajaloolane ka. Jah, ta on elukutseline ajaloolane, mitte amatöörajaloolane. Ja on 10 raamatut seal, mis ma olen kirjutanud. No, Okei. Nüüd ma lähen koju. Me oleme juriidiline isik, mida Austraalias ei pea olema. Aga kui sa tahad Eestist raha, siis sa pead alati juriidiliselt. See on Austraalia tulumaksu kontorist. On antud meile õigus, et kui inimesed meile annetavad, siis nad saavad selle raha oma sissetulekust maha kirjutada ja me oleme Austraalia kultuurikontori registris ja nii palju kui ma tean, me oleme ainukene Eesti organisatsioon, kes on selle tunnustuse saanud Austraalia riigilt. Rendi me saame iga aasta veebruaris, kui haridusministeerium
ja jagab raha arhiiviinduse ja niisuguse asja peal, siis me peame iga aasta taotlema rendi. Ja me oleme viimased 3-4 aastat saanud Eestist selle rendiraha. Aga nagu elekter ja need, seda maksab, kas meie maksame? Ei, see käib rendi alla osaliselt, aga ma arvan, et Eestimaja kooperatiiv maksab täis, sest kui meil suvel õhujahutaja käib kogu aja ja niiskus ära võtta, see võtab ikka päris palju elekter. Aga üldiselt seda arhiivi majandab Austraalia-Eesti Seltside Liit ja me saadame neil iga aasta eelarve ja siis, kui neil on koosolek, nad otsustavad, kas maksta või mitte. Siiamaani on nad alati seda teinud. Aga ma pean ütlema, et me peame seda üle väga tagasihoidliku rahasummaga. Nii et inglise keeles on niisugune väljend, et sa teed seda õlise kaltsu lõhna peal. Ja ma ütlen, et meie mõnikord teeme nii, et me teeme õlise kaltsu lõhna peal, aga meil ei ole küllalt raha selle kaltsu osta. Aga siiamaani oleme me hakkama saanud ja siis meil on ka 2 pärandust tehtud. 2 Chris Kaldma ja Hans Ots mõlemad jätsid arhiivile raha. Nii et me saame kasutada seda protsenti või me oleme otsustanud, et kasutame protsenti enda jooksvate kulude jaoks. Aga see aasta me loodame, et Eesti Kultuurfond Austraalias annab meile küllalt raha, et me saame uued arvutid osta, sest need arvutid on nüüd 10 aastat vanad ja Kultuurfond ostis need meile 10 aastat tagasi. Aga kui nad ei saa, siis me saame võtta oma ülejäänud rahadest. Laialdada ei saa. See uus näitus, mis me üles paneme, ma vaatasin, see läheb meile päris kalliks. Siiamaani ma olen $60 kasutanud. Meile Adelaide'i Eesti päevade näitus saadeti meile ja me maksime postikulu välja. Ja siis ma pidin ostma neid kleebutsid, millega seina peale panna ja need olid kallim kui postikulu, nii et kui me $60 selle näituse üles saame, ma olen väga uhke. See on huvitav, sest see tehti Rootsis Balti arhiivile ja see mees, kes selle koostas, pidi saama selle eest 10 000 krooni või midagi ja selle aja peale, kui ta selle valmis sai, oli see asutus selle raha millegi muu asja peale pannud. Nii et ta ei andnud seda neile ja siis ta emigreerus Brasiiliasse. Ja Brasiilias Eesti päritoluga ärimehed ostsid selle ära ja saatsid selle meile. Nii et see on ikka väga põnev asi ja see on 3 keeles. Inglise keeles, eesti keeles ja rootsi keeles. Terve asi on käsitsi koostatud. Seda on ainult 1 eksemplar, see ainukene. See hakkabki Tallinna põlemisega. Päris palju pommitatud Tallinnad. Ja kui ka vaadata, kui keegi hakkab Rootsi minema niisuguse paadiga, see on uskumatu, et keegi seda julgeski ette võtta või oli küllalt hull. Ja siin on nagu sadamas lahkumine. Tallinna sadamas. Mõned muidugi sakslased andsid dokumendid, sa võisid minna, teised lihtsalt püüdsid mitte. Ja nüüd, kui vaadata, see pilt mulle alati öelnud, meil Austraalias on see, et põgenikud tulevad paatidega, et paadirahvas. Meie olime paadirahvas, meie põgenesime paatidega ja need paadid olid nii täis, just nagu need, kes praegu muidugi nad tulevad kummipaatidega, aga üle Briti kanali ja nii. No siin on näha, vaat see paat on suurema paadi küljes ja see pisikene on selle küljes, nii et nad tõid 11. Kui hakkab nagu see rahvuslik tegevus, juba hakatakse ajalehti tegema ja Vabariigi aastapäeva aktuseid pidama ja kui seda vaadata, siis see tegevus oli sama ka Saksamaal laagrites. Ja siis need, kes õppisid niisugust tegevust tegema, sest eestlased oli väga organiseeritud. Kui nad siis Austraaliasse tulid, siis nad alustasid ka kooriga, seltsiga, kirik, skaudid, gaidid, spordirühmad. Kõik nii, et kui vaadata eestlaste elu Austraalias, Kanadas ja Ameerikas, sest me tulime Saksamaa kaudu, on väga sarnane. Ma pean ütlema, et Austraalia eestlased ei ole eriti usklikud. Meil on kirik, sellepärast et kirik peab olema, aga kirikus käiakse
kui sa abiellud, kui sa oma lapsed ristid ja võib-olla jõululaupäeval ja kui hästi läheb vabariigi aastapäeval, aga see, et iga pühapäev kirikus käimine Austraalias see kuidagi ei ole eriti läbi löönud või meil ei ole enam Eesti kogudust üldse Austraalias. Okay. meil on palju rääkida, meil on palju toimunud. 100 aastat. 100 aastat seltsi saab kohe varsti. Kas sul on see raamat? Eestlased Austraalias 100 aastat ja me kinkisime selle Eestile juubeliks. Nii et iga maakonna raamatukogu ja suuremad raamatukogud linnades said eksemplari sellest. Ei no, Terry kirjutas sissejuhatuse ja vanaeestlasi ja mina kirjutasin moodsamad eestlased ja siis Kristi Holst tõlkis selle eesti keelde, nii et meil on 2 keeles. Sest ei ole mõtet ühes keeles seda teha, sest kui sa ühes keeles teed, siis sa pead tegema inglise keeles, sest muidu sellel ei ole mingit minekut siin. No see on selline nagu, sellel on raske nagu vastata, see sõltubki täpselt, kas kodus räägitakse eesti keelt või ei räägita. Aga siiski need, kellel on sugemed siiski eestiga, et nende lapsed, mis siis, et nad eesti keelt ei räägi, et nad leiavad selle tee siia, mis on ka teistpidi ju tore tegelikult. Et isegi kui nad keelt ei räägi, nad siiski tulevad, et näed sa minu vanaema Charlotte Boyd näiteks, et temal oli ju vanaema, kes siia tuli. Et tal ise nagu Eestit ei ole, et mina olen Eestis sündinud ja siis läksin õppima Rootsist ja sealt läksin Londonisse juba ja siis tulin siia, et mina olen juba 20 aastat ära olnud, üle 20. Aga need, kes nagu sündisid nagu täpselt siin. Minu põlvkond räägib eesti keelt. Need, kes on ütleme 10 aastat nooremad, vaat mina sündisin 42, põgenemisel 44, üle Saksamaa. Saksamaal nagu peale sõda ja esimesed aastad sündis väga vähe lapsi. Inimesed hakkasid Austraaliasse emigreeruma 47. Kui vaadata, meil on väga palju nooremaid, kes on sündinud 52 edasi, nii et seal on nagu 10 aastat vahet, kus väga vähe lapsi sündis, kui elu oli väga ebakindel ja inimesed ei tea, nii et 52 hakkab tulema. Nende eesti keel oleneb sellest, kui aktiivselt nende vanemad eestlasi ja üldse meie tegevus oli. Siis, kui me ülikooli läksime, siis oli üks vahe niisugune, et kui sa rääkisid eesti keelt, siis olid Eestimaast teretulnud ja kui sa ei rääkinud eesti keelt või kui su partner ei olnud eestlane, siis sa ei olnud eriti teretulnud. Ja neid on peaaegu terve see põlvkond, kes oli nagu segaabielus ja nii kadusid. Mina olen üks erandite, sest minu abikaasa on austraallane. Aga imelikult nende lapsed hakkavad huvi tundma Eesti vastu ja käivad rahvatantsus ja laulavad koorides ja nii. Ja see nagu üks kadunud põlvkond on, aga ta ei ole täitsa kadunud ja nende lapsed on väga huvitatud oma Eesti päritoluga. Meil oli ükskord arhiivis väga energiline arutelu, et kas me oleme eestlased, austraallased või Eesti austraallased või Austraalia eestlased. Ja kui Adelaide'is olid Eesti päevad aasta 2004, siis meie arhiiv tegi näituse Adelaide'is. Happily Australian but Estonian too. Ja see oli emigratsioonimuuseumis 3 kuud. Ja me küsisime, meil oli, ma panin selle kokku ja siin peab väga ettevaatlik olema, sest Sydney siiamaani on olnud Sydney, Melbourne ja Adelaide nagu need suuremad linnad. Aga nüüd Brisbane ja Perth, seal on uued noored eestlased ja nemad hakkavad ka natuke oma muskleid meile näitama. Aga siis oli ainult need 3. Nii et ma pidin näitusest andma igale ühele osa, igal linnal. Ja siis oli ka põlvkonnad. Need, kes tulid täiskasvanuna, need, kes tulid lapsena nagu mina ja nende lapsed. Ja siis küsimus oli just noortel, et kas nad on Eesti austraallased või Austraalia eestlased. Ja väga huvitav oli, et meil oli 2 noort Adelaide'is, kes vastasid selle küsimusele. Tüdruk oli Austraalia eestlane ja poiss oli Eesti austraallane. Ja meil siin arhiivis oli jutt, et kes nad on. See oli
2017 ma sain selle eestluse, ma ei mäleta, kuidas see väljend on. Eestluse edustamine Austraalias või mingisugune niisugune asi oli selle jaoks. Ja ma pean ütlema, ma olen väga uhke, et ma selle sain. Väga üllatunud, aga väga uhke, sest niisuguse asjade saamine alati ei ole need inimesed, kes seda väärivad. Meil on palju inimesi, kes oleks selle teeninud ja ei saanud ja nüüd on surnud. Nii et see, et ma selle sain, teeb mulle palju rõõmu. Minu isa oli väga tegev Eesti asjades. Nii et ma kasvasin niisugust täitsa Eesti kodus, et niisugune asi on ikka teha. Ja kui ma Londonis siia tulin, mu pere oli väike, siis ma astusin naisüliõpilasseltsi, sest minu tuttavad, kes olid skaudi ja kaidi ajast olid naisüliõpilasseltsis. Aga 94. aastal Raivo, minu sõbranna Reet ütles mulle, Raivo Kalamäe tahab sinuga rääkida. Raivo Kalamäe oli niisugune vanem siin võib-olla igatpidi, no riigivanem ta ei ole, aga ta oli tuntud ja mitmes organisatsioonis päris tähtis inimene. Ja me teadsime, et kui Raivo Kalamäe tahab sinuga rääkida, see tähendab tööd. Ta on niisama jutu ja siis ta pakkus mulle selle arhivari koha. Ma olin just ülikooli tööd ära tulnud ja ma ütlesin, ma olin 12 aastat New South Wales ülikoolis pruugitud raamatute müüki organiseerinud. Nii, kui raske see saab olla lihtsalt, et paned asjad riiuli peale ja paned korda, nii et ma ütlesin jah, ja nii siis 94 ma astusin siia ametisse. Siis järgmine aasta peale seda mind kutsuti kooperatiivi juhatusse ja ma otsustasin, et see on hea mõte, sest ma olen iga nädal üks päev siin, nii et keegi Eesti majas, kes on kooperatiivi juhatuses, on seal. Nii et ma olin siis 16 aastat kooperatiivi juhatuses, viimased 2 aastat esimehena. Ja vahepeal siis ma olin Eesti Päevade üldjuht aasta 2000 ja siis Seltside Liidu esimees 2015 kuni 17. Ja see võib-olla ongi, mida ma olen teinud 1 aasta seltsi juhatuses, aga see oli ainult aasta sellepärast, et ma olin kooperatiivi esimees. Ma muidu ei ole seltsi juhatuses olnud. Ja püüan teha oma panuse eestlusele siin. Mitte, et see mingisugune raske töö on, ma ainult teen neid asju, mis mul meeldib teha ja teen neid rõõmuga.